see on niivõrd oluline kõigile rõhutada, kui keegi hakkab teie käest ka küsima, et maine teekond ja maine mõistmine on väga sarnane vaimsega, aga ta ei ole seda mitte. Ja see hakkab nüanssides üsna kiirelt erinema ja hakkad aru saama, eks ole, et tegelikult siin on midagi muud ja mõtled teisiti, et minu pea mõtleb ühte, aga nüüd, kui tuuakse seda teist loomismudelit ette või kuidas see peaks minema või kuidas inglid on seda mõelnud, see algusjoon võib olla sama, aga mõeldakse hoopis teistmoodi, aga kui mõelda, nii siit tuleb minna, minek, jah, ja teised ka takka järgi, tema teab ja tema on inglikoolis käinud juba mitu aastat ja lähme sealt, nii. Ja siis me seal ootame seal, kus nad nüüd läksid siis, miuksest rabast neid nüüd välja tirima hakata. Et see on hästi tähtis jah, et alustatakse algusest, nagu meil ikka on, et alustame algusest. Nii. Ja teeme endale selgeks, mida oli tarvis teha. Üsna tihti on niimoodi, et on juhis, eks ole, kui läheb meelest ära selles sebimises. Vahepeal öeldakse, et mine tee seda ja mine võta, sina võta need asjad ja oi, mul on veel graafikus vaja need ajad vaadata ja siis seda sebimist on seal, eks ole. Ja siis läheb see ülesande algus meelest ära. Nii. Ja kellelgi midagi ei aimamisi, lugema ei lähe, aimamisi, ma tean küll. Tuleb minna. Ja siis jõutakse sinna kuskile poole tee peale, võib-olla on nagu tupik tee. Mis siis nüüd teha? Õpetus on see, et mis siis tuleb teha? Algusesse tagasi minna, jah. Et pigem, meil on alati olnud see, et pigem võtta alguses rohkem aega, tee endale asi selgeks, rääkige plaan kõik ära, osad kõik ära ja siis see minek on juba niimoodi, et igaüks ei pea kontrollima ja on mõistetav. Aga kui on nii, et kohe minnakse kuskile, segadust on palju, kus see veel on, kus too on, kus Rafaela on, ta läks soengut tegema. Oota, siis tal olid need sussid olid veel valed, siis ta läks veel tagasi. See on nagu, mitte sellepärast, et sina oleks mingi tohutu patuaina, see lihtsalt nagu näide. Nii, et alati ikkagi see, et kui on ülesanne antud, siis juhise juurde tagasi ja loomise juures on ka üsna tihti see oluline, et loomise juures tuleb olla loov. Kui algne raaman või mõte on antud üks ja selgub selle mineku käigus, et seal tuleb midagi muuta, siis ei saa ju jääda selle, et aga täna pidime ju rannas olema. Aga vihma saab, me pidime täna ju rannas, me pidime päevitama. Aga vihma saab, me pidime täna rannas päevitama, eks ole. Et sa pead nagu selle välisega kooskõlla jääma. Et kui meil oli, et pidime täna olema rannas ja päevitama, siis midagi ei ole teha, me peame plaani ümber tegema, vihma sajab nagu oavarrest, eks ju. Meil on ju see päevitada teha näo, et me päevitame. Aga mis sest kasu on? Nii et selles mõttes alati algne plaan tuleb hoida ja näiteks kui me oli, et me pidime randa minema ja päevitama, siis me randa võime minna, jah, kui meil on riided ka kaasas, aga kui me päevitama seal ilmselt ei hakka, siis on see, et aga mida me nüüd teha saame? Me saame seal teha näiteks seda, me saame teha näiteks seda, siin on see metsamajake, siin on see grilli koht või midagi. Et siis mõeldakse see plaan ümber, et kui me juba oleme, siis aga mida me siis sellest teha saame ja me laiali ei jookse. Nüüd tuli päike randa jälle. Nii, aga siis vaatad, et sealt tuleb teine pilv, et ikka ei maksa sinna päevitada minna. Nii, et praegu küll kujunes nii, et Maria rääkis nagu ise seda mõtet, aga seda me tahame kindlasti rõhutada, et alati alustame algusest, pigem kulutame alguses rohkem aega, arutleme rohkem, see arutlus ei ole aja raiskamine, vaid et seal tehakse midagi väga selgeks ja et kõik saaksid asjast aru, eks ole. Et kas sa said aru ja et Juhani kutsutakse lapsepõlves Juku. Ja see, kui meie midagi teame, siis see enesest mõistetavalt ei pruugi üldse teisele teada olla. Ja näiteks kui kusagile lähete, ma lugesin seal giidiõppest ka, eks ju, et kui te algusest lähete, ise olete juba kogenud need kanuutajad ja kõik teil on teada, aga see, kes tuleb elu sees pole nagu seal jõe pealgi olnud või üldse kardab vetki, eks ju.
et alustame ikka algusest, et näed, siin on kanu, mis see kanu teeb, nüüd kuidas sellega sõidetakse, mis on turvaline, mis erinevus on, keegi ütleb, ma olen käinud küll seal Kiidergal kuskil seal, eks ole, aga nüüd on Emajõgi, see on midagi muud. Jah. Nii et alati tuleb panna ennast ikkagi teise nahka ja mitte jätta selgitusi vahele, kuigi mõni ütleb, mis noored eriti, mis nii pikalt seletada, hakka minema juba, mis nii pikalt räägid. Ja siis ise on esimene, kes ummikusse jookseb. Ja siis, aga siis noorel tuleb selgitada ja me hakkame minema, aga oled sa kindel, et sa kõik täpselt õigesti teed, et räägime selle läbi. Ja kui sina tead, siis vaata, siin on veel teisi inimesi. Et meil käib see asi nii ja sellest tuleb olla kindel. Nii et vot selline mõte kindlasti on alati uusõppuritega või kui inimesed liituvad või olete kuskil grupis koos, te ei pea olema ju meie kooli kontekstis tingimata. Aga kui te kusagil olete, et inimesena peate te, nii nagu oma eriala spetsialistina, eks ole, kuskil olete ja juhendate, nii ka inimesena, et teil on teadmised ja et ei lase kellelgi rappa minna. Vähemalt, et mõtleme seda asja.